just raadios 2 tundi, nii et ma olen praegu selles hoos. Kui te ei pahanda, siis ma istun, kas kõik näevad, jah? On kõik okei? Mul on hästi hea meel, et te olete tulnud, sest ma mõtlesin täna hommikul just selle peale, et kui ma viimane kord siin majas käisin, siis ma nägin veel 2 inimest. Ja siis ma mõtlesin, et kui täna siia tuled ja on 2 inimest, et siis lähme kusagile kohvikusse, istume seal, aga nii tore, et te olete tulnud. Päris sellest, mida toob aasta 2021, ma teile ei räägi. See on kirjas minu raamatus, mida siit eest saab osta, kohe hakkan reklaame tegema. Aga ma räägin teile natukene sellest, kuidas, kuna see aeg praegu on väga keeruline, kuna see koroona mõjutab meie elu veel mõnda aega, siis ma räägin teile sellest, kuidas selle kõigega toime tulla, kuidas oma elu ise elada nii, et oleks lihtsam ja ei oleks kogu see kupatus meil niimoodi koledasti kaelas. Mul oli täna raadiosaade teemal depressioon ja me ei ole kunagi saanud nii palju kirju, nii pikki kirju, nii sügavaid kirju ja miks ma võtsin selle teema, on see, et kuna ma võtan inimesi ka personaalselt vastu, siis kohe, kui hakkab see oktoobri tulema ja väljas läheb pimedaks, sonkus, vihmane, siis järjest rohkem satub minu juurde inimesi, kellel on päriselt probleem. Mitte ei ole see, et mul siin armastuses ei vea või et ma ei tea, kas ma tahan oma tööd teha enam, vaid inimesed, kes on päriselt sisemiselt katki. Need põhjused tavaliselt ju tulevad meile kaasa enamasti ikka lapsepõlvest ja siis on midagi, mis käivitab selle protsessi, toob selle meis välja ja need lood on päris hirmsad. Järjest rohkem sel nädalal on sattunud minu juurde inimesi, kes tulevad põhjusega, et nende lähedane on teinud enesetapu ja nad tahavad teada miks, sest et jäetud pole kirja ega ühtegi sõnumit. Sellepärast ma mõtlesingi, et kuna kogu see teadmatus ja selline ebastabiilne olukord, mitte ainult meie riigis, vaid terves maailmas, mõjutab inimesi nii raskelt ja ükskõik, kui positiivne sa oled, kui on sul homne päev teadmata, siis on üpris keeruline. Kõigepealt siis, kuidas mina neid asju näen? Mina ei ole käinud üheski koolis, õppinud ühtegi teadmist ega teooriat. Minul on emapoolne suguvõsa siis kõik sellised inimesed, kellele vereliiniga sünnib kaasa nägemine. Natukene teistsugune nägemine siis, kui see niisama, mida me siin ümber näeme. Ehk et kui ma olin väike, siis kui me mängisime kaarte sõpradega või sõbrannadega, siis nemad vaatasid poti 10 ja Artu 9 ja mina vaatasin, mis kellelgi tuleb. Ja sellest põgeneda ei saa. Et meil on peres küll neid inimesi, kes eitavad seda või et ma ei taha ja kui ma ei taha, siis ma ei näe, aga tegelikult ei ole see võimalik, et kui see sulle on antud niimoodi kaasa, siis sa näed. Ja kuidas mina kaarte loen, on see, et miks ma ei usu sellesse, et keegi võib õppida kaarte lugema, see ei ole võimalik, sest et võttes raamatu kätte, sealt vaadates mingeid selgitusi, minu arust on see kohutav, ma keelaks ära kõik raamatud, mis õpetavad kaarte panema. Et kaardid tegelikult räägivad, mina kuulen näiteks seda infot ja vahel on see selline, et mul oli just üleeile kirjutas mul üks inimene, kelle lähedane oli teinud enesetapu ja samamoodi ei jätnud kirja ja ta ei teadnud siis miks või mis asjad olid rääkimata. Ja see oli väga värske lugu ja see inimene ütles mul mingeid lauseid, tal oli hästi palju öelda tegelikult. Need olid täiesti seosetud laused. Mul oli selline tunne, et see teine inimene ju, kellele ma need laused edastan, ei saa ju mitte midagi aru, sest ma ise ei saanud mitte midagi aru. Need olid täiesti siit üks lause, siit teine lause, siit mingi 3. lause, siis mingi 4. lause, aga see, kellele ta need ütles, sai kõigest aru, sest et tema teadis millest juttu, mina ei teadnud. Et kui sa seda vahendad ja edastad, siis ongi see, et sa kuuled seda infot, aga sa ei saa aru, aga teine inimene saab aru. Samamoodi on siis ka see, kuidas ma olen selle raamatu kirjutanud, et kui keegi ütleb mulle, et no mida siis näiteks, ma ei tea, Jäärale toob järgmine aasta, ma ei tea, sellepärast, et see info tuleb lihtsalt minust läbi ja ma panen selle kirja, aga
ma ei mäleta seda 5 minuti pärast. Et see ongi see, sa lased nagu torust läbi selle, et ma kuulen seda, panen kirja, aga tunni aja pärast küsides mu käest, et no mis siis oli, ma ei tea, ma ei mäleta. Et vot nii palju siis sellest, kuidas ma seda infot saan. Ja minu arvamus või põhimõte on siis selline, et ma ei vaata väga pikalt ette, et kui keegi tahab saada teada, mis tema tulevik toob, siis mina üle aasta temale ei räägi. Aga järgmise aasta puhul ma millegi pärast olen pannud siia, ma ei tea miks, ju siis see kuidagi puudutab seda järgmist aastat, aga hästi palju olen ma pannud siia nende tähtkujude vahele kirja seda, kuidas iseennast hoida ja kuidas iseennast kaitsta. Järelikult on meil seda järgmisel aastal hästi palju vaja. Ja mina olen seda meelt, et kõik, mis inimesega toimub, inimene ise on loomulikult saatus, eks ju, mille vastu me ei saa, aga need, mis on meie valikud, on kõik kinni meie peas. Tegelikult inimene ise määrab väga palju oma elus, selles just oma suhtumisega. Ja on ju küll, et tuled õhtul koju ja mõtled, et kurat oli päev, no nii vastik, et õudne. Et ma olen õpetanud inimestele sellist väikest mahalaadimist ja igasugust sellist mahalaadimist ja pealelaadimist on siin raamatus küll, kuidas seda teha. Minu sellisteks lemmikvahenditeks elus üldse oma emotsioonidega, oma keeruliste olukordadega toimetulekuks on väga lihtsad vahendid. Jämesool, meresool, tuli, vesi, mets, maa, et need on need asjad, mille keskele me tegelikult oleme sündinud ja millegipärast on nad alati inimesi ümbritsenud, millegipärast on see alati selline see maalähedus, see, kust saab jõudu, kuhu saab ära anda seda, mida sul vaja ei ole ja võtta seda, mida sa tahad. No minu puhul on selleks veel surnuaeg, aga seda ma teile ei soovita. Et kõige lihtsam asi endaga siis toime tulles raskel ajal, kui on see, et sul tegelikult on teadmatus, sul tegelikult ei ole aimu, kuidas, mis asjad ette lähevad, siis on nii. Võta paber ja kirjuta sinna, kuidas sina tahaksid, et sinu elu oleks. Aga sa ei kirjuta seda mitte oleks, vaid sa kirjutad selle nii, nagu see on. Lihtsalt nagu kirjutaks sõbrale kirja. Mina elan nii. Ja kirjutad täpselt nii, nagu sina tahad, et sina elaksid. Aga kirjutad nii, nagu sa juba elad nii. Et inimesed, kes käivad ja vaevlevad, et ma ei tea, mul see töö üldse ei meeldi ja ma ei ole üldse rahul ja nii edasi, sa sellega ju programmeerid kogu aeg seda korrutades endale, et mulle see töö ei meeldi, sa kogu aeg kinnistad seda, et sul on kogu aeg töö, mis sulle ei meeldi. Kulla inimene, ära programmeeri enda elu selliselt. Programmeeri enda elu selliselt, et issand, mul on nii head tööpakkumised, mul raha ju tuleb kogu aeg, tahetakse palkadest uskumatu. Ja mida rohkem sa seda ise endale sisendad, seda rohkem sa seda ise hakkad uskuma ja seda rohkem sa seda välja kiirgad ja panedki tähele, et juba hakkavad tulema sulle kusagilt mingid signaali, mis hakkavad sinu elu muutma. See võib kõlada nagu muinasjutt, aga see ei ole. Toon näite. No minu puhul on natuke nagu ka see, et ma pean hästi olema ettevaatlik sellega, mida ma üldse ütlen või mida ma välja lausun, aga toon näite. Ma olen praegu ennast natuke tööga üle koormanud. Mul on tele, mul on raadio, tuli see raamat, mul on inimesed, keda ma aitan, mul on mingid esinemised ja seda kõike on hästi palju. Ehk et mul on umbes 6 tundi päevast puudu. Ühel päeval ma istusin autosse ja mõtlesin, issand oma sõites telesaadet monteerima. Oleks see saade 15 minutit lühem. Päriselt. Läks mööda 2 tundi, helistas meie peaprodutsent ja ütles, kuule tead, kas sa istud või? Saade tuleb teha 15 minutit lühem. Yes. Et see ongi see, et kui sa ütled selle välja nii, nagu sa tahad, et see on, siis see nii on. Mõni räägib kogu aeg sellest, kuidas mu mees on täiesti mõttetu. Mitte midagi ei tee. Mitte midagi, mis ma elan sellise mõttetu mehega. Sa ju ise kinnistad seda, et su mees on mõttetu. Mõni korrutab kogu aeg, kuidas ta armastuses ei vea. Sa ise programmeerid kogu aeg seda, kuidas ei vea. Ma olen kogu aeg öelnud inimestele, karta võib ainult 2 asja. Seda, et sul on metsikult pappi ja seda, et sa näed jube hea välja. Sellepärast, et mida kardad, seda tõmbad ligi. Kui sa oma suhte peale mõtled, siis samamoodi, ka siis, kui seal on mingid sellised jamad, ei saa rääkida, mis iganes,
siis tee see suhe oma peas selliseks, nagu sa tahad, et ta on. Ja kogu aeg sisenda seda, ära räägi sõbranna, siis jälle eile tuli koju mitte midagi ei teinud, võttis kapist üle ja läks teleka ette. Et ära räägi nii, räägi vastupidi, et jumal, see minu mees, see armastab täiega, lilli toob ja märkab iga hetk. Ja kui sa seda kogu aeg sisendad ja ketrad, siis ma mõtlen, ühel päeval te kirjutate mulle ja ütlete, et see on õudne, ongi nii, ei jaksa neid lilli enam kuhugi ära panna. Et asi on alati meie peas. Väga palju küsitakse needuse kohta. Inimesed kipuvad oma ebaõnnestumised panema alati needuse arvele. Kindlasti mul on mingi needus peal. Selle sama lausega, et kindlasti mul on mingi needus peal, käivitad sa ise enda sees selle needuse. Keegi teine pole seda needust sulle pannud, sina paned selle, sest inimese enda sõnal ja mõttel on nii tugev jõud, et kui sa endale kogu aeg seda needust kaela mõtled, siis sa selle needuse endale paned. Selleks ei ole vaja kurja nõiamoori. Mu juurde on tulnud 18-aastane tüdruk ühest väikesest Eesti kohast metsa seest ja tuli, palus endal needus maha võtta. Ma küsisin, et millest see needus avaldub. Ei tea, üks nõid ütles mulle, et mul on needus peal. Ma uurisin, et kes võib siis olla nagu nii tugev võimetega inimene tema ümber, et kes tema needus on pannud ja mis põhjusel. Sellele ta vastata ei osanud. Inimesel ei ole needust. Et needus ei ole see, et mind lasti töölt lahti, mul on raudselt needus või et ma ei tea, ma komistan alati valede meeste otsa või valede naiste otsa, et mul on needus. See ei ole needus. Needus on midagi hoopis teissugust. Needus on midagi väga võimast ja see ei avaldu selles, et sind töölt lahti lastakse või et su mees vasakule paneb. Needus on ikkagi nagu hoopis tõsisem asi, et siin mu tütar Merili ja Keit Eero võivad teile rääkida, mis asi on needus ja kuidas see avaldub. Et mina olen oma elus näinud 5 inimest, kellel on needus. Ja üks nendest oli mees, kes ei mäletanud oma elust 10 aastat. Ja kui ma küsisin ta käest, et mis päeval needus või mis päevast sa mäletama hakkasid, siis tuli välja, et sellest päevast, kui naine ära suri. Tema naine oli Uureltest ja tegu oli väga rikka mehega. Et natuke valesti tehtud needus, seda meest ei oleks pidanud tegelikult meie keskel olema, aga see pöördus inimese poole, kes selle pani. Ehk et palju on nagu seda, kus küsitakse minu käest ka, et ma ei tea, et tee nii, et see mees armastaks mind või tee nii, et mu naine tuleks tagasi, mine tee selliseid asju. Selliseid asju ei tohi teha, mitte kunagi. See käib oma lihtsalt mõtete ja heade soovidega. Kui mõni inimene arvab tõepoolest, et tegelikult ära sõnada saab küll, ära sõnada saab vihahoos. Selleks ei pea olema ei nõid, ei selgeltnägija. Inimesi saabki ära sõnada ja seda just siis, kui sa vihastad ja väga tugeva emotsiooniga inimesele midagi ütled. Alati tuleb see endale tagasi, alati. Aga seda saab maha võtta väga lihtsalt, et kui te tunnete, et keegi on teile päeva jooksul näiteks öelnud midagi väga halvasti, öelnud midagi sellist, mis saab kuidagi nagu hing kraapima või kripendama ja ei lase võib-olla õhtul magama jääda või siis minu selline hea mantra ja see toimib, on see, et kui lähed õhtul magama, siis lihtsalt mõtle, et ma olen tänulik kõikidele inimestele, kes minu peale on täna mõelnud ja kes on mulle midagi soovinud ja ma saadan kõik need soovid ja mõtted tänutundega 100-kordselt tagasi. So simple. Toimib. Ehk et sa saadad selle enda pealt ära ja kui inimene on soovinud sulle head, saab ta ise kogu selle hea ja kui inimene soovib halba, siis kõik mille välja kiirgame, tuleb alati meie juurde tagasi. Peegelefekt. Kuidas kaitsta ennast kõige selle negatiivsuse eest? No see mõnes mõttes ütleme nii, et mina usun ka sellesse, et see kaitseb meid igasuguste haiguste eest, igasuguste jamade eest, on see, et inimesed saab rünnata selle kohaga mõdusid. Ma alati rõhutan oma sõpradele ja muusikutele, kes on meesterahvad teleekraanil vahel särginööbid eest lahti ja kael paljas, et ei tohi olla ükskõik, see ei pea olema mingi kivi, see ei pea olema mingi nõiavitsaga löödud pühitsetud asi. Kui teil on mõni talisman, mõni kallis ese, kellegi armsa inimese poolt kingitud, mis iganes, midagi, millesse te ise usute või midagi, mis on teile endale oluline või kui te ise leiate selle kusagilt, et näiteks
kõnetab mingi ehe, siis kandke teda sellel kõrgusel siin. Ja nii, et te ise panete oma energiaga selle asja ennast kaitsma, ükskõik mis sõnad te sinna sisse loete siis, et kas see hoiab teid haiguse eest, kas see hoiab teid kõige negatiivse eest, aga hoolitsege selle oma talismani eest ilusasti, hoidke seda, et kui sa millessegi usud, siis see asi töötab sinu kaitseks, ei ole vaja nõiavitsa. Samamoodi nagu ei ole vaja suhteid parandada nõiavitsaga, kõik asjad on alati tegelikult inimeste enda kätes. Saatus ei ole, seda küll jah. See, et kui sul on ikkagi määratud, et tuleb autoavarii, siis tuleb autoavarii. Mis on veel sellised asjad? Ma mäletan, kui ma olin väike, siis alati öeldi, et kui lähed uksest välja ja unustad midagi maha, siis tohid tagasi minna. Tegelikult just tuleb tagasi minna. Teate, miks me vahel unustame mingid täiesti mõttetud asjad maha või miks me vahel läheme tagasi või miks on vahel nii, et astud uksest välja, siis vihma sadame, siis sa lähed selle vihmavarju järgi või mõtled, et panen teise jope selga. Kui räägitakse palju kaitseinglitest, siis need ongi meie kaitseinglid. See tähendab seda, et iga kord, kui sul on see mõte, et ma peaks korraks tagasi minema, esimene mõte on alati õige, see ongi nagu see sama selgelt nägemine. Kuula seda esimest mõtet, ära hakka analüüsima ega juurdlema. See on sinu kaitseingel, kes sinuga räägib, ehk et kui sa ei kuula, siis vahel juhtubki midagi. Mina olen teinud seda niimoodi, et läksin uksest välja, mõtlesin, pagan küll, aga ma olen autoga, ei lähe tagasi. Istusin autosse ja tagurdasin vastu väravat, ehk et sa ei tohi sellel hetkel minna välja. Kui sa ei kuula, siis sind pannakse teistmoodi korraks seisma. Et see ongi see, et ära praegu mine korraks tagasi, lase see hetk mööda. Vahel on see ka, kui te mõtlete, et mis iganes, kes on autoga teinud avariisid, kas või lihtsamaid, teavad iga kord seda, sa tunned, et kui sa sealt välja tuled siis sellest autost, siis on see mõte tuleb pähe, et saaks korraks nagu 10 sekundit tagasi kerida. Võt see ongi see 10 sekundit. Selle eest sind tegelikult hoiatati ja kui sa hakkad mõtlema, siis sa said enne selle märgi, aga sa ei kuuled seda. Me saame märke igalt poolt ja igal hetkel lihtsalt inimesed oma kiires tempos selle kogu aeg kuhugi jooksmisega me ei kuula. Nii loodus, nii need inimesed, kes on meie seast lahkunud ja hoiavad meid silma peal, kui meie enda see sisemine intuitsioon hoiatavad meid igal hetkel kogu aeg. Aga seda tuleb lihtsalt kuulata. Ja kui sa tunned, vahel on näiteks selline asi, et ma ei tea, hakkad minema välja või käid see sama mõte läbi, et pagan, nagu midagi on pahasti. Kuula, mis on pahasti. Ära hakka analüüsima, lihtsalt korra kuula. Ja tee nii, nagu su esimene mõte ütleb. Kui hakkad poodi minema ja ütleb see mõte, et ära mine, siis ära mine. Et neid asju tuleb kuulata. Millest ma kirjutan siin raamatus veel on, kuna seda needust ja negatiivset energiat tuleb minuni inimeste juttude järgi väga palju. Inimesed tunnevad seda, kui on ka selliseid tõesti pahasoovlikke inimesi teie ümber. Ma kirjutan siin nagu väga hästi sellest, et mina usun ja elan kuufaaside järgi, soovitan teil ka, et sellest kirjutan ka. Aga kui sa tunned, et tõepoolest on mõni inimene, kes saadab kogu aeg sinu poole negatiivseid tundeid, negatiivset energiat, kui sa tunned, sul on temaga paha olla koos ja nii edasi, siis kahaneva kuu ajal, see on selline lihtne, normaalne, tavaline rituaalikene, aga toimub. Võtad paberi, joonistad sinna paberi peale ise ennast, kriipsujukuna, kui meelde ei jää, sinna kirjas. Kriipsujukuna ja siis joonistad endast natuke eemale selle inimese, kes saadab sulle seda negatiivset energiat. Siis joonistad enda ümber aia, aga aial peab olema nii kõik aialipid kinni, et ühest kohast vahelt läbi ei see tulla, nagu X-i, aga otsad kinni. Väljaspool aeda joonistad peegli ja peeglist joonistad kiiret tagasi selle inimese poole. Kui tahad veel väga täpselt teha, siis võid teha ka tema poolt suunatud endale sellise kiire. Aga siis lõika see kollase vildikaga läbi, ilusa kollase vildikaga. Ehk et oma peas saab seda ka teha, seda ei ole vaja isegi joonistada. Sa kujutad ette lihtsalt, kuidas on 2 paati merel, need on ühendatud ühe köiega, vastiku, rõveda, õlise, räige köiega. Ja siis sa lihtsalt kujutad ette, kuidas sa võtad sae või kirve või mille iganes või tule ja lõikad läbi selle köie. Ja siis, kui sa näed seda oma vaimu silmas, kuidas see teine paat sinust eemaldab, siis ta
tal enam sinu suhtes mingit sidet ei ole. Need sidemed peame me läbi lõikama, sest neid sidemeid tekib meil pidevalt iga päev, positiivseid, negatiivseid. Vahel on vaja ka positiivselt läbi lõigata, sest vahepeal me lihtsalt peame olema enda energias.